Tere tulemast Rootsi Mihkli kirikusse ja nagu eelmisel aastal sai meelde tuletatud, on Rootsi Mihkli kirik see kirik, kus esimesena Tallinnas loeti ette Eesti iseseisvusmanifest. Ja igavikulised asjad on väga seotud nende asjadega, mis on siin maa peal. Me meenutame, et Piiblis on kirja pandud, et kes ütleb, et ta armastab Jumalat, aga vihkab oma venda või õe, tema on valetaja. Ja nii nagu on armastusega Jumala ja inimeste vastu, on ka meie kodusse Isamaaga ja meie Isamaaga siin maa peal, kes tahab jõuda Jumala kuningriiki, peab armastama Isamaa siin maa peal. Ja kes ei armasta, mida ta näeb, ei saa armastada see, mis on praegusel hetkel nähtamatu. Ja selleks, et meie oleksime nende hulgas, kes armastab Jumalat, omad vennad ja õed, kes igatseme oma taevasse koduriigi järgi. Ja näitame seda sellega, et hoiame oma Isamaa siin maa peal. Selleks, et see kõik oleks õige ja hea meie jaoks, tõuseme palvega. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Jumal, kes mannast on õige varjupaik ja tema igavesed käsivarred on all maa peal. Olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja palvetage. Igavene, kõige väeline Jumal, meie Isa Jeesuses Kristuses. Sina oled armuline ja halastaja, pikka meelega ja rikkas heldusest ning tõest. Sinu südamesse saadame oma palved usus ja lootuses. Kasvatab oma riiki maailmas, et sinu õiguse ja armastuse vägi saaks tugevaks meie inimeste südametes ja elus. Saada kord, et kõik rahvad leiaksid tee rahule, kus häda ja hirm on kadunud ning ülekohus ja halastamatust aset annab õiglusele, leplikkusele, headusele, sinu vaimu juhtimisele. Õnnistab meie Isamaa ja aita meid, et me jõuaksime kord sinu taevasse kuningriiki. Kõik seda me palume sinu armsa Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja võtke vastu Issanda õnnistust. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Palun istuge. Eesti
Tere tulemast Püha Miikaeli kooli aktusele Eesti Vabariigi 108. aastapäeva puhul. Täna on märgiline päev ka meie koolis. Põhikooli hoones pühitseti 4 klassiruumi inimestele, kes meie kogukonda või kooli otseselt on oma pühendunud tööga ehitanud ja toetanud. Nendeks on õde Meeri, kellele pühitsetud klassiruumid 2. korrusel olid tema korteriks. Isa Gi, kelle nime hakkab kandma 5. tüdrukute koduklass, sest just seal elas ja tegutses see Peeter Pauli koguduse armastatud preester. Ning õnnis piiskop Profitli, kelle nimeliseks klassiruumiks saab 9. tüdrukute koduklass 4. korrusel. Sellega meenutame ja hoiame auga pärandit, mida nad on loonud. Tervitame samuti meie külalist Soomest, Virve Mägeva, koolist, kus õde Meeri õpetas. Järgnevalt annan sõna Püha Miikaeli kooli lapsevanemale ja pikaaegsele kaasamõtlejale Märt Haamerile. Jah. Ma korra proovin, kui ma räägin ilma mikrofonita, kas on ka kuulda või ei ole? Ma tahan küsida, kas läheb siis ka korraks vabandust tegime. Kas on heli level, kui ma räägin? On olemas. Kas tahab kuulda, kui ma räägin ilma mikrofonita? Kas on köia püstitud taga või? Kuul, ma tänan teid. Head Püha Miikaeli kooli õpilased, head õpetajad ja teised vahvad inimesed, kes on otsustanud tulla siia ligi 500 aastat vanasse majja, et tähistada ühte suurt sündmust, milleks on Eesti Vabariigi aastapäev. Nagu Anna ütles, mina olen Märt Haamer, ma olen sündinud Tallinnas. Ma olen 52-aastane mees ja 32 aastat sellest ajast olen mina elanud Eesti Vabariigis. Kusjuures minu vanavanemad sündisid ka enam-vähem siinsamas, aga nemad sündisid Vene keisririigi alal. Mina, minu vanemad, oleme ka sündinud enam-vähem selle koha kandis siin Eestimaal, aga meie sündisime Nõukogude Eestis. Teie, kes te olete siin 1. kuni 9. klassini, te olete sündinud kõik vabas Eestis, Eesti Vabariigis. Ja see on hea. Kui Hanno Adar palus, et ma tuleksin ja räägiksin teile täna 6-7 minutit, siis esimesena tekkis mul tunne, et mida on minul teile öelda teie enda aja arvel. Ma võtan teie aeg, kui ma siin praegu ees seisan. Võtan teie ajast ja teie päevast tüki ära. See on teie oma aeg, mida te minu kuulamiseks praegu annate. See on teie kõige suurem varandus üldse, on teie oma aeg. See on varandus, mille te saate päriselt teha elus suuri tehinguid. Kõige tähtsamad tehingud teie elus te teete oma ajaga. Mina ka. Kusjuures kõige suurem tehing, mida te oma ajaga olete parasjagu tegemas, on just käimas. Kellel on see tehing? Käinud siin natuke aastal, kellel on käinud ka peaaegu 9 aastat. See on tehing kooliga. See on tehing teadmistega. Iga jumalamaa päev vahetate te oma aega
oma elu vundamendi kivide vastu, ehk siis teadmiste ja tarkuste vastu välja. Iga päev ehitate te oma ajaga seda päeva, millele järgmine päev peale vastutab ja nii edasi ja nii edasi. Uskuge mind, elust tuleb ette hetki, kus tahaksime kõik tagasi minna, kas või mõne tunni tagasi saada sellest ajast, mis on kulunud vedelemise, olemise, chattimise, laiskamise või ekraani peale. Aga pidage meeles, suurimat tehingut elus te teete oma ajaga ja see on asi, mida ei saa osta juurde. Aega ei saa tellida temust. Teil on üks aeg. Teil on ainult üks aeg, see aeg, mis on teil praegu. Aeg. Aeg on nii väärt kraam, et seda aega tuleb kasutada targalt. Ja aeg on jaotatud kahte vormi. On uneaeg ja on ärkveloleku aeg. Uneaeg puhkamiseks, taastumiseks 8 tundi. Rohkem vähem. Peaks piisama. 16 tundi on iga päev ärkveloleku aeg. 16 tundi. Tartusse sõidame Tallinnast 2 tundi. Noh, Tallinnast New Yorki saab, ma arvan, kuskil 8 tunniga. Jaanus, Vaiksoo, King 39, ma arvan, teil keskmiselt kuskil 10 tundi ja raamat on läbi. 16 tundi iga päev. Milline vara? Aga kuna aeg on lihtne, on uni tulev, teab mis teha. Ärkveloleku aega on palju põnev. See on varandus, mille jaoks mul on teile üks väikest pikke. Ja see on kaval asi, mida on hea meelde tuletada ka minu enda aeg-ajal. Aga vabadus, see on käitumine, mitte loosung. Vabadus algab sellest, kuidas me otsustame ise oma aega kasutada ja kuidas me iseendaga räägime. Tuleme seda juurde kohe väga. Aga alustame spikriga. Siin on sõnapaari. Ja vaid ühe sõna sellest paarist on jõud. Ja selle sõna kasutamine on vast kõige suurem programmeerimine. Ma loodan, et see sõna on enam-vähem teile tuttav. See on kõige suurem programmeerimine, mida me kõik saame oma ajule iga päev teha. Nii nagu ütleme, nii me kuuleme ja nii me ka käitume. Niimoodi me roolime oma elus läbi. Ütleme, kuuleme ja nii käitume. Aga spikri, esimene. Pean või tahan. Pean tegema, see on nagu käsk. Tahan teha, see on nagu hirm. Mõelge, ma pean minema kooli. Ma ei saa seda öelda aega. Aga ma tahan minna kooli. Nagu lähen aega. Teine. Arvan või tean. Arvamus on lihtne olemus. Teadmist tuleb ehitada. Arvan, sest kuulsin. Tean, sest kontrollisin ja vastutasin. Vabadus tähendabki vastutust. Ma ei pane kuulujuttu liikuma. Ma enne uurin järgi. Ja vastutus. Kolmas. Õnn ja rõõm. Õnn on kui loterii. Rõõm on kulgemine. Kujutage ette. Te treenite spordis rõõmuga. Ja isegi siis, kui õnn ei naerata, on te aeg rõõmuga kasutada. Ja neljas. Loodan või teen. Lootes aeg kulub. Tehes ma kasutan aega. Keila kiriku vöörmünder, see on see selges kirikus vastutab kõikides asjades kirik toimis. See on majandusmees. Onu Martin möödunud sajandi lõpus hea peretuttav ütles kuldset sõnad, mul on siiamaani meeles.
sellepärast, et ma tean, et see toimib. Kui ma valin need jõusõnad, siis ma tean, et see toimib. See ei ole lihtne. Lihtne meelitab ligi nagu suhkur, aga vabadus, see nõuab paraku pingutust. Aga niimoodi neid jõusõnu kasutades me saame ennast treenida. Me saame ennast treenida inimeseks, kellega on hea ja turvaline koos olla. Ja niimoodi me saame hoida oma vabadust. Nii, et me saaks õppida, me saaks selgelda, me saaks luua ja me saaks öelda välja oma mõtteid hirmuta. Aga nüüd ma palun teid teha ühte asja, mida te olete paar korda juba teinud. Olge ennast tõuste korraks püsti. Keegi ei pea tulema ette, ärge muretsege, lihtsalt tõuste korraks püsti. Nüüd vaadake ennast ja vaadake üksteist. Te olete kõik iseseisvad inimesed. Sõnade otseses mõttes te olete praegu kõik iseseisvad inimesed. Tahtmiseks, teadmiseks, rõõmuks ja tegemiseks ei pea te küsima mitte kellegi käest luba. Te võite ise otsustada, ise teha ja ise saavutada. See on iseseismine. Vabadus ei ole ainult lipp ja hümn. Sinu vabadus on see, kui juhid ise oma aega, mitte ei lase seda juhtida telefoni, tuju, hirmu või kellelgi teisel. Me kõik teeme ja hoiame oma vabadust koos. Igal juhul ei muud kui head ise seismist teile kõigile ning palju tahtmist ja rõõmu teile. Aitäh! Esineb 2. kuni 4. klassi tütarlastekoor looga Minu juurte lugu, autor Andres Lemba, dirigent Eve Padar, klaveril Maret Poll.
1918. aastal kuulutati Eesti Vabariik välja just sellega, et toodi avalikkuse ette meie iseseisvusdeklaratsioon. Täna meenutame oma rahvuse juuri sellesama dokumendi lugemisega. Palun selleks siia 9. klassi õpilased Sebastian Luka-Leova ja Marta Toome. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Enne kuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmaatia lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma allamata kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt äänevad Saksamaa võidukad väed, et Venemaa pärandusest omale osa nõuda ja kõigepealt just Balti mere rannamaid oma alla võtta. Sel saatuslikul tunnil on Eesti maapäev kui maa ja rahva seaduslik esitaja ühemeelsele otsusele jõudes rahvavalitsuse alusel seisvate Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega, toetades rahvaste enesemääramise õiguse peale, tarvilikuks tunnistanud Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks järgmisi otsustavaid samme astuda. Eestimaa, tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatiliseks vabariigiks. Iseseisva Eesti Vabariigi piiridesse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega, Saare, Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põlised asumas. Vabariigi piiride lõplik kindlaks määramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahva hääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud. Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks kõrgemaks ja korraldavaks võimuks Eesti maapäeva poolt loodud rahvavõim Eestimaa päästmise komitee näol. Kõigi naaberriikide ja rahvaste vastu tahab Eesti Vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada ja loodab ühtlasi kindlaste, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse. Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alalhoidmiseks tarvilik. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes temmivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse. Kuni Eesti asutav kogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub, maavalitsemise korra lõplikult kindlaks määrab, jääb kõik valitsemise ja seaduse andmise võim Eesti maapäeva ja selle poolt loodud Eesti ajutise valitsuse kätte, kes oma tegevuses järgmiste juhtmõtete järel peab käima. Kõik Eesti Vabariigi kodanikud, usu, rahvuse
ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Vabariigi piirides elavate rahvusliste vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused. Kõik kodanikuvabadused, sõna, trüki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streikide vabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Ajutisele valitsusele tehakse ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikude julgeoleku kaitseks. Kõik poliitilised vangid tulevad otsekohe vabastada. Linna ja maakonna ja valla omavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkestatud tööd jätkama. Omavalitsuse all seisnev rahvamiilits tuleb avaliku korra alalhoidmiseks otsekohe elusse kutsuda. Niisama ka kodanikude enesekaitseorganisatsioonid linnades ja maal. Ajutisele valitsusele tehakse ülesandeks viibimata seaduse eelnõu välja töötada maaküsimuse, tööliste küsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialistel demokraatilistel alustel. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus saab vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurarahvaste peres. Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös. Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda. Meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks. Su üle Jumal valvaku ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Elagu iseseisev demokraatiline Eesti Vabariik. Elagu rahvaste rahu. Eesti Maapäeva vanemate nõukogu 24. veebruaril 1918. Käesoleval aastal kuulutati meie kooli omaloomingu konkursile välja teema juured ja pühadus. See mõtestati lahti 3 viisil. Esiteks, kes ma olen ja kust ma tulen. Teiseks, meie koolilugu ja 3. pühadus ja pühakud. Kirjanduspreemiad. Kutsun auhindu üle andma õpetajad Riina Pihlak ja Katrin Mustonen. Alustame algkoolist. 3. koht tundliku ja isikupärase luuletuse Minu juured eest Karl Sebastian Talli. Teine koht põhjaliku uurimustöö ikonograafilise templeemi kunstis ja usus eest Robert Soom. Ja esimene koht siira
ja südant puudutava eluloo raamatu Mina ju juurede eest, Loora Heinpaju. Ja siis on mõned eripreemiad. Suurepärase idee ja teostuse eest töös, kes ma olen, kus ma tulen. Esimene poisteklass ja õpetajad Iveta Habakuk ja Anna-Maria Jürgens. Teine eripreemia läheb vahva ja isikupärase töö perekonna algume eest. Teine poisteklass ja õpetaja Merit. Edasi läheme põhikooli juurde siis. Kolmas koht, isikupärase kirjandustöö, kes ma olen ja kus ma tulen eest, Art Gustav Anvelt. Teine koht, põhikooli kirjanduspreemia, põhjaliku ja huvitava essee, kes ma olen, kust ma tulen eest, Noora Minor-Talte. Ja põhikooli kirjanduspreemia esimene koht, tundliku ja süvamõttelise luuletuse Elupuu eest läheb Marta Toomele. Järgmiseks kõlab üks tromboonipala, Parsons Knows. Autor Christopher Movat esitab 9. poisteklassi õpilane Christopher Brett.
konkurssi muusikakategooria. Kutsun auhindu üle andma Püha Pauluse poistekoori dirigendid Arno Gabriel Humal ja Sakarias Jaan Lepik. Meie alustame eripreemiatest. Mõõduvõtmine toimus 1. kuni 3. klassini ning eripreemia laureaat on Theresa Lehtsaar. Seda nimetatakse südamliku peegelduse eripreemiaks ja ta sai selle teose eest vana-vanaema peegelpilt. Eripreemia number 2. Psalm 139. Õdusa atmosfääri eripreemia. Kaspar Miikael Ukareda. Ja nüüd konkursi kohtade juurde. Mõõduvõtmisel 1. kuni 3. klassini pälvis 2. koha teose Püha Miikaeli taevalaev eest Robert Soomov. Mõõduvõtmisel 4. kuni 6. klassini pälvis 1. koha teose Kunagi enne eest Loviisa Pinni. Õige madus. Esimene preemia. Mõõduvõtmisel 7. kuni 9. klassini teose Tempestas Fluctu eest Sesame Finstra. Sesame saab meie kooliga seotud ansambli Duo Root vinüülplaadi. Sesame Finstra valmistub täna noorte interpreetide konkursi jaoks. Aga mina kutsun siia 1. klassi koori, nad esitaksid teose Armastus on suurim. Autor Piret Rips, dirigent Eve Padar, klaveril Maret Kolm.
jätkame omaloomingu konkurssi kunstipreemiatega. Palun aumundu üle andma Mara Lütjuk ja õpetaja Anne Kaidot. Tere kõigile! Omalt poolt tahan öelda, et imeliselt palju teoseid laekus seekord meile ja meil oli tore žürii, kes vaatas rõõmuga kõike üle, mis koosnes õpetajatest ja erinevatest kunstnikest, kes on seotud nii VHK-ga kui Püha Miikaliga. Ja ma peaks ütlema, et tehke veel rohkem töid, sest et loominguga tegelemine on imeline võimalus õppida ennast tundma. See toob väga palju rõõmu ja see on justkui rännab nagu oma sisemaailma. Nii et see on üks väga tore tegevus. Aga nüüd me hakkame siis kätte andma. Imelise rõõmsa üllatusena tuli esimese klassi poiste ühistöö, mis lõi meid kõiki pahviks. Ja selle kohta on siis siia kirjutatud suurepärane, põnev, vaimukas, mitmekülgne ja toreda kompositsiooniga töö, hästi kokku pandud, palju meeldivaid üllatusmomente vaatajale, detailirohke ja elurõõmus, vaimustav. Nii et Püha Miikali kunsti ühistöö eripreemia esimese klassi poistele. Palun, tulge keegi kokku. Nii, nüüd lähme teise klassi juurde. Teise klassi kunsti eripreemia Melanie Marie Rehebak. Huvitav lahendus puu teostamiseks, julge ja mänguline teos. Püha Miikali kooli kunstikollaaži eripreemia, huvitav materjali kasutamine, tore helge värvikoloriit. Kirsika Kasepalu teises klassis. Püha Miikali kunsti Lego kiriku eripreemia Franz Toomas Kõla, armas väike pühakoda. Tailid läbi mõeldud ja risti sümboolika maitsekalt esile tõstetud. Püha Miikali koolist siis. Suurepärased kunstiteosed, leidlik lahendus materjali kasutuses, visuaalsed, efektsed, suurepärased kunsti, erinevad kunstiliikidest siis teostatud kompositsioonid ja Timmu Hint teisest klassist. Teise klassi klassijuhataja äkki tuleks järgi. Tim Hint, jah, tegime selle. Kunstiühistöö eripreemia. Emeline Tuuling ja Lenna-Rebecca Sõro, mänguliselt leidlik puu, kaunis, õhuline ja huvitav teos, kompositsiooniline lahendus toob esile teose idee. Nii, kas on kõik maal? Emeline Tuuling ja Lenna-Rebecca. Huvitav kompositsiooni ja lahendus, tugev võitlusmeeleolu. Maru Simeon Brailford.
Michali kooli kunstiõdede ühistöö eripreemia, väga põnev teos, efektne teostus, huvitavalt üles ehitatud puu, põnev meeleolu karbi sees. Kes ei ole näinud, see võib saab küsida, minna vaatama näitusele. Lennukalt lahendatud juurestik ja selle ümbrus täitsa omaette maailm. Eleonore ja Elisabeth Ringmaad. Nii Püha Michali kunstipuu kujutamise eripreemia. Väga tundlikult ja peenelt teostatud detailirohke puu kujutamine, huvitavalt lahendatud puuvõra, palju hea karakteriga loomi, väga tore töö. Hans Mäger, 3. klassist. Disaini eripreemia. Julge ja isikupärane teostus, mineviku mustrid on tänapäevaseks disainitud. Linda Mari Sikka, 4. Kunsti legomaketi eripreemia. Südames teostatud esivanemate talu makett, hoolikalt oli kaunistatud maja ümbrus, huvitavad puud ja taimed, leidlikud ideed. Jakob nüüd Jukne. Kunstifilmi eripreemia. Südamlik ja liigutav film vanaisast. Aristotele Vooglaid, 4. Kunsti eripreemia. Hästi läbimõeldud töö ülesehitus, läbi põlvkondade läbiv Jõhvika kett. Teos on informatiivne, meeleolukas, huvitav ja mitmekülgne. Karl Jõhvikas, 4. klass. Isikupärase maali eripreemia. Huvitav materjali kasutus, maalil on kaunid maalilised pinnad, teos on meeldivalt salapärane. Maria Eleonora Valgiaine, 5. klass. Meil oli nii palju osalejaid, eks ole tore. Nii, hästi läbimõeldud vormistus. Pildi sõnum on selgelt kujutatud. Inglid on lummavalt graatsilised. Preia Priimägi, 5. klassist. Huvitav materjalikasutus ja ideelahendus. Värvikooslus mõjus ergastavalt. Melissa Brett, 6. klass. Tore idee ja kaunis teostus, maitsekalt valitud lõnga koloriit. Sirel Sofia Tootsen, 6. klass. Kaunis maaliline taust, huvitavad meeleolukad puud. Portree on tundlikult teostatud, nahatonaalsus on hästi leitud.
loob huvitava meeleolu, täiesti vaimustav. Abram Aardam, 7. Keraamika eripreemia. Kiitus kauni kujunduse ja korrektse teostuse eest. Margarita D'Angelo, 8. klassis. Südamlikult ja meisterlikult kujutatud portree, teosel on kujutatud huvitav kontrast värviliste lilledega. Mirjam Rajandu, 7. klassist. Ja kõiki neid teoseid saate oma silmaga minna vaatama siis loomingumajja, laste loomingumajja, siis mingist hetkest Kullo-galeriisse, jah. Et suur tänu kõigil, kes osalesid ja palun järgmine aasta rohkem veel osalejaid. Aitäh! Pühas Cecilia koor, palve, autor Märt Uusberg, dirigent Ave Soht.
lõppsõna on Püha Miikali kooli juhatajal Kersti Nigesenil. Kallis koolipere, täna on räägitud palju ajast ja juhtub nii, et meie vabariigi aastapäev on paastuajal. See on piduaeg ja paastuaeg, mis langevad kokku. Aga see polekski nagu juhus. Midagi head ei saa üles ehitada, kui keegi millestki ei loebu, kui keegi seda mõttes ei kanna, ei palveta või ei tee palju häid tegusid. Nende varal on tekkinud see meie iseseisev. Selle varal püsivad meie perekonnad ja elu. Nii et ma soovin teile, et nüüd see vaheaeg, ilus paastuaeg, kus te saate mõelda teistele, teha palju häid tegusid, mõelda häid mõtteid ja võib-olla mõnikord loobuda sellest, mida ise tahaksite, et te emadel, teie isadel, teie sõpradel oleks midagi toredat, et see vaheaeg selleks kuluks ja te tagasi tuleksite puhanuna, rõõmsana, nendena, kes omakorda seda elu edasi kannavad. Ilusat vaheaega teile!